kuidas teha aasta kokkuvõtet ja mis sellest siis, mis selle mõte on? Üleüldse ma ennem alustasin sellest, kui ma müüdi peal olin selle jutuga, et ükskõik mida me üldse teeme, kas me teeme kokkuvõtet või me teeme üldse ükskõik mis ülesannet, siis meil tegelikult eriti just juhina või meeskonnana on ülioluline aru saada, miks seda teeme, mis on selle eesmärk. Kui me eesmärki teame, siis meil on võimalik ka päriselt mõtestatud õiges suunas liikuda. Kui me teame eesmärki, siis kaitseväes ongi selle jaoks välja mõeldud selline asi nagu ülema kavatsus ja iga üksus, kõige madalam mees, alati peab teadma 2 astet ülespoole, mis on kavatsus, mida ülem tahab saavutada, mida teie organisatsioon või teie üksus peab siis tegema ja kuidas ta toetada siis suuremat eesmärki. Ja tegelikult samamoodi kui enda elus, teil on vaja teada enda suuremat kavatsust ja seda kavatsuse osa siis kaitseväes on üks asi on eesmärk, ehk siis kuhu me tahame minna. Teine on meetod, mismoodi me sinna läheme. Kas me lähme jala, lähme autoga, lendame lennukiga, lähme laevaga, millega iganes. Ja viimane, üks olulisemaid asju on see, milline see lõppeesmärk, kui see on täidetud, välja näeb. Milline näeb välja võit. Ehk siis meil on vaja midagi ja mingit moodust ka selle mõõtmise jaoks. Ehk siis me lõpuks kõik teaksime ka, et me oleme nüüd saavutanud selle eesmärgi, mis me seadsime endale. Ja kui meil on need 3 punkti olemas, siis see ongi see, millest alustada. Vahet ei ole, kas see on aasta, on see päev, on see kuu, ükskõik mis asi see on. Lühike ja väike ülesanne, siis see on see, millega alustada alati. Nüüd, miks teha kokkuvõtteid? Kas on hea teha aasta kokkuvõtteid? Miks me üldse neid teeme? Väga hea lihtne põhjus on selle jaoks, et teada saada, kuidas meil läinud on. Nüüd, kui meil pole mõõdikuid, kas me saame kokkuvõtteid teha? Saame küll. Alati saame, sest me saame alati neid mõõdikuid hakata sinna lisama, olenemata sellest, kas meil need hetkel on või ei ole. Kokkuvõtted annavad meile ülevaate sellest, et kuidas meil on läinud ja kui me teeme seda õigesti ja meil on õige hunnik informatsiooni, siis me saame seda ka analüüsida. Ja vastavalt sellele teha siis ka järeldusi, mida muuta tulevikus. Ja üks põhiline asi, mis minu jaoks on see oluline, on see, et ma väga täpseid plaane tavaliselt ei tee. Ja kui ma väga täpset plaane ei tee, siis kuna ma väga täpset plaane ei tee, siis on oluline aeg-ajalt vaadata, kuhu suunas ma liigun. Sest ei ole praegu väga palju abi. Vaat. Mis sa soovid? Kuidas? Jah, me teeme pärast movie nighti. Ja pärast vaatame. Vaat, ehk siis me võime teha igasugused plaane, aga need vahepeal asjad juhtuvad. Keegi segab meid, tuleb selles asja sisse vahele, sest tema pole sellega arvestanud, siis meil on väga keeruline, siis me peame teada, mis on suurem eesmärk. Suurem eesmärk antud hetkel oli seda suhet hoida, mitte minna tülli ja liikuda edasi paremini ühes koos meeskonnana. Ja samamoodi on nüüd minema ja panema ukse kinni. Paraku uksi lahti ja ma saan seda teha niimoodi, et ma teiega räägin. Nii, et tänane live on väga hästi meil olnud. Kõigepealt oli mute'i peal, nüüd käisin ekraanist ära. Aga vaat sellisena me selle pingal harjutama peamegi. See ongi kõige parem, siis me näeme, millised me päriselt oleme ja kas me saame olukordadega hakkama, kui need muutuvad. Ja täpselt samamoodi muutuvad ka meie igapäevased plaanid. Ja sellepärast on aeg ja väga oluline teha kokkuvõtteid. Ehk siis kas teha korra aastas või teha seda kogu aeg. Kõige parem on tegelikult teha seda pidevalt. Ehk siis näiteks peale igat operatsiooni kaitseväes me alati teeme debriefi, nii nagu me teeme ka FTX-il, kes on seal juba käinud. Nad teavad, et ülioluline on teha tagasisidet vahetult siis, kui midagi on juhtunud, sest et siis on meil kõige värskemalt asjad meeles. Nüüd, kui me teeksime nii nagu tüüpiliselt vanakooli meetodi põhjal oli, et 1 korra aastas teeme arenguvestlust inimestega, siis te võite mõelda, et kui te peaksite nüüd poole aastat mitte selle peale mõtlema, kuidas mul läinud on, ja siis poole aasta pärast mõtlete või aasta pärast 1 korra, et kuidas mul see aasta siis täpselt läks,
siis teil on üsna vähe informatsiooni tegelikult selle kohta, kuidas teil päriselt läks, sest et te ei mäleta, mis jaanuaris toimus. Isegi kui te vaatate kalendrist tagasi, siis teile tuleb meelde, mida te seal tegite. See tähendab seda, et peab olema mingisugune süsteem, kuidas informatsiooni koguda. Ja sellest, kuidas informatsiooni koguda, me oleme juba tegelikult varem rääkinud. Üks võimalus on selle jaoks, kui teil on see tracker näiteks. Selle jaoks ei pea olema tracker, mida tihedamini te ise neid tagasisidesid teete, siis seda lihtsam ja täpsem on see informatsioon, millest mingi järelduse teha. Ja mida lihtsam on teie enda plaan, mida suuremad on, mida kindlamalt olete paika pannud need suuremad kategooriad, millest te tahate saavutada midagi. Et kui te mäletate, siis mul olid seal need 4 tükki. Ja need 4 tükki, mis need olid? Need olid personaalne areng, suhted, siis tervis ja professionaalne areng. Ja siis ma mõõtsin neid kõiki selle põhjal, kas ma olen õnnelik, kui raske või lihtne mul on ja milline on minu finantsiline seis hetkel, kas see paraneb või väheneb ja kas ma olen kokkuvõttes olen balansis. Nüüd, kui ma tahaksin need igat kategooriat mõõta, siis ma olen kogunud selle kohta andmeid. Okei. Nüüd, kui ma seda iga päev pole teinud, siis ma saan kokkuvõttes mõelda, mis on mul hästi läinud. Kas see aasta on olnud ja viinud mind sinna, kuhu ma olen tahtnud. Ehk siis sel aastal mul oli tegelikult umbes 3 sellist põhilisemalt eesmärki, mida ma mõõtsin. Ja tegelikult ülioluline aeg-ajalt mõelda tagasi, sest et teil tuleb meelde, et tegelikult olete päris edukas olnud see aasta ja elus on tegelikult asjad päris hästi. Et tihtipeale me unustame ära, kui hea meie elu on ja ainult mõtleme selle peale, kui asju saaks veel paremini teha. Eks selle aasta üks eesmärk oligi, et 100% liikuda ära oma ettevõtluse peale, mis ka lõpuks niimoodi juhtus, ehk siis Milremiga siis see kuu täpselt saab asi läbi. Ehk siis nüüd, kui ma tagasi vaatan oma professionaalset arengut, siis minu üks suur eesmärk sai täidetud. See eesmärk oligi liikuda 100% ära põhivaldkonnast enda asjade tegemise peale. See meetod, milline see meetod oli? Meetod oli selles mõttes väga lihtne. Meetod oligi see, et ma pidin ära liikuma konkreetselt ja tegema valiku mingil hetkel. Küsimus oli, millisel hetkel ma selle valiku teen. Ma tegin selle tegelikult juba umbes poole aasta keskel ja nüüd lõpuks on see eesmärk saavutatud. Kui ma nüüd olekski seda iga kuu mõõtnud, siis ma tegelikult sain aru seda, et ma liigun õiges suunas. Ja ülioluline ongi hoida õiget suunda. Ja nüüd tulemegi tagasi selle 3. punkti juurde, mis on see mõõdik. Siis minu jaoks antud olukorras oli väga lihtne mõõta seda. Kui mul enam töölepingut ühe ettevõttega pole, siis ja teise enda ettevõttega on tööd, siis see ongi minu mõõdik. Eks mul on väga konkreetne ja lihtne viis seda asja mõõta. Nüüd väga palju asju, mida me tahame kokku võtta, võib-olla pole võimalik mõõta. Siis meil tihtipeale tegelikult ikkagi on võimalik mingi kas tegevus, mis me tunneme, et teeb asja paremaks. Kui me ei suuda näha konkreetset lõppeesmärki, aga me tahame liikuda ühes suunas, siis meil on võimalik teha hakata mõõtma väikseid tegevusi, ehk siis oma habiteid, ehk siis oma harjumusi. Ja siin ongi nagu 2 nii-öelda ideoloogiat. Üks ongi see, et miks ma mõõdan midagi, mis on hästi kaugel ja hästi keeruline mõõta, versus see, et ma mõõdan oma tegevusi ja mõõdan neid oma tegevuste efektiivsuses. Kui ma teen iga päev õigeid asju, siis ma lõpuks olenemata sellest, nii-öelda kuhu ma liigun, ma lõpuks õigeid asju tehes, olles õigete inimeste ümber, ma jõuan ikkagi kuhugi heasse kohta. Ma ei tea täpselt, kus kohas see hea koht on, aga ma ikkagi jõuan sinna. Mina kasutan nüüd mõlemaid, ehk siis mina ikkagi üritan vaadata suurt eesmärki, ma üritan neid eesmärke seada 1, 2, 3 tükki ja need on üsnagi laialdased, aga need on niisugused suuremad elu muutuvad, ehk selle aasta juhul oligi see nii-öelda see ettevõtte vahetus näiteks oli üks. Ja nüüd neid väikeseid tegevusi, neid väikeseid samme ma mõõdan ka. Aga ma ei jää nendesse asjadesse kinni, sellepärast et plaan alati hakkab muutuma, et mul pole väga palju mõtet liiga detailselt seda uut plaani teha, sellepärast et see plaan reaalselt niikuinii elu ei ole niisugune, et sa saad seda plaani pealt täpselt niimoodi teha, nagu sa planeerisid. Ehk siis analüüsil on oma mõte kindlasti olemas, mida tihedamini te seda teete, seda rohkem sealt õpite,
seda rohkem õigemini te identifitseerite. See nüüd, kui me tegimegi kokkuvõtte aasta oma ära, siis see on tore, aga reaalselt see on lihtsalt üks väike protsess ja üks väike osa sellest, et saada aru, mida järgmise aastal teha. Ma pidin kuulama, sest ma arvasin, et äkki keegi nutab, aga ei nutnud. Ehk siis see on alles esimene samm tegelikult. Kui me teeme seda korra aastas ja eeldame, et nüüd ülejäänud aasta me oleme täpselt püsime õiges kohas ja me täidame seda ja me vahepeal ei vaata seda, mis eesmärki me seadsime, siis minu hinnangul väga tõenäoline olete sinna eesmärgini jõuate. Ehk siis põhiliselt lihtsalt ühed asjad, ehk siis kui te tahate neid kokkuvõtteid teha, siis teil peab olema see kokkuvõte seotud mingisuguste eesmärkidega, mingisuguse meetodiga ja midagi, mida saab mõõta. Ja siis läbi selle, kui teil need 3 punkti on täidetud, siis te saategi vaadata vastavalt sellele, mida te enda jaoks olete seadnud, kuidas teil läinud on vahepeal. Ehk siis see on tegelikult reassessment ja seda tuleks tegelikult teha tihedamini kui korra aastas. Seda võiks teha minimaalselt iga kuu 1 korra. Ja kui me räägime nagu personaalsetest suhetest ja juhina, mida te tahate teha, siis te tahate tegelikult iga nädalaselt teada, kuidas teil inimestel läheb. Ehk siis sellepärast see üks-ühele nii-öelda kokkuvõtete tegemine ja inimeste jälgimine ja inimestega kaasa mõtlemine, inimeste kuulamine ongi järjepidev töö ja seda ei saa teha ainult 1 korra aastas. Ehk siis sellest me rääkisime ka, et mille baasil see kokkuvõtted teha, ehk siis te peate tegema neid kokkuvõtteid päris reaalsete andmete põhjal. Ja te peate aru saama ja enda jaoks identifitseerima ära, mis on teie nõrgad kohad, milline on teie ego, milline te juhina või inimesena olete, kas te valetsate endale tihtipeale, te tegelikult informatsioon, mida te kogute, ei ole õige, siis teil on võimalik alati koguda andmeid teiste inimeste käest, mida nemad näevad kõrvalt, kuidas meil see aasta läinud on. Ehk siis meeskonnakaaslased, kellega iga päev töötate koos, need on väga hea infoallikas teie jaoks, selle jaoks küsida, kuidas mul läinud on. Ja aga kõige parem ongi seda teha kogu aeg pidevalt. Näiteks meil Combat Redis peale igat meie eventi me saame kokku, iga kord me teeme koolituse, kui seal on mitu inimest. Esiteks me saame tagasisidet klientidelt ja siis järgmisena me saame tagasisidet oma inimeste käest. Ja mida see teeb, ongi see, et me paneme tegelikult järjest iga kord mingid väiksed konkreetsed asjad, mida me kohe peame muutma hakkama. Järgmine esinemise korral me seda ka muudame. Näiteks viimane asi, mida ma olen mitu korda saanud tagasisideks oma esinemistel, on see, et ma kõnnin liiga palju ringi ja inimestele ei meeldi, tundub, et ükski klient ei ole seda öelnud, aga meie enda inimesed on öelnud mulle, et sa kõnnid liiga palju ringi ja sind on raske jälgida. Ja ma ise olen seda ka tähele pannud, ehk siis ma saan kogu aeg pidevalt, me tegime kokkuvõtte ja ma saan tagasisidet ja ma pean hakkama seda nüüd rakendama. Nüüd see, kui ma ootaksin 1 korra aasta lõpuni ja siis öeldakse mulle terve list asju, mida ma aasta jooksul teinud valesti olen, siis seda on väga raske muuta. Ehk siis pigem, mida tihedamini te neid tagasisideid teete, seda parem on, sest saate kohe hakata vaikselt muutma. Sest oluline on mõelda, et kas need väikesed taktikalised tagasisided või kokkuvõtted lähevad nüüd kokku minu suure strateegilise plaaniga, ehk siis minu enda nii-öelda kavatsusega, ja kui see läheb, siis meil on väga hea ja saame õiges suunas liikuda. Ehk siis on kokkuvõtetel ka mõtet. Muidu sellele mitte mingit mõtet tegelikult ei ole. Ehk siis te peate mõtlema ka selle peale, miks te seda kokkuvõtet teete. Ja mida siis sellega peale hakata? Ehk siis sellega tasubki teha, nagu ma ütlesin, tagasiside endale, et te tegelikult vaatate sellega peeglisse. Ja te tahate teha eneseanalüüsi ja selle jaoks, et eneseanalüüsi teha või siis meeskonnaanalüüsi või missioonianalüüsi või strateegia või ükskõik mis analüüsi, siis selle jaoks teil ongi vaja informatsiooni. Ja selle informatsiooni täpsusest sõltub see, kui hea tulemused analüüsist saate. Ehk siis muidu kui teil on kehv informatsioonist, te võite seda analüüsida väga palju kui tahate, aga kokkuvõttes te väga palju nagu sellest midagi ei saa, sest et informatsioon lihtsalt on niivõrd puudulik. Ja kui teil nüüd on see informatsioon olemas puudulik ja te hakkate selle järgi plaani tegema, siis kokkuvõttes on see, et teie plaan on samamoodi puudulik, sest et te teete seda plaani vale informatsiooni põhjal, Aga kokkuvõttes see plaan, mida te sellest tegema hakkate, see peab olema lihtne. Kui te nüüd tuvastate, et teil on mingid 1000 viga
ja 10 asja, mida tahate ennast paremaks teha, siis kahjuks kõikides asjades korraga paremaks ei saa. Ehk te peate tuvastama 1, 2 või 3 põhilist nii-öelda puudujääki ja kusjuures te peaksite hakkama nendega tegelema ükshaaval. Mida tihedamini te teete tagasisidet, siis tegelikult ei ole probleemi hakata ka ühe asja kaupa parandama neid muresid. Et näiteks kui mina iga oma korraga, kui ma klientidega käin rääkimas või nii-öelda oma koolitusi teen, siis kui ma iga kord parandaksin ainult ühe asja paremini ja keskenduksin näiteks ainult sellele, et ma ei kõnni järgmine kord. Vaatasin, kõndisin ikka, okei, ma ei kõnni järgmine kord. Eks ma keskendun ainult selle ühe asja parandamisele. Siis kokkuvõttes ma saan sellest lõpuks ka lahti. Ja siis kui ma üks asi on tehtud, siis võtan järgmise asja ja parandan seda. Eks kui me teeme tihti neid kokkuvõtteid, mitte ainult 1 korra aastas, siis mul on võimalik võtta üks asi ja aasta lõpuks tegelikult ma olen võib-olla parandan ära mingisugune 10 asja. Aga see kõige efektiivsem, sest me ükshaaval neid saame teha ja mida tähtsam see nii-öelda see üks asi on, mida suurema nii-öelda mõjuga see on kogu meie elule, seda parem on ja täpselt nendest peakski alustama kõige paremini. Eks need 3 asja, millest me praegu rääkisime, ongi see, et need küsimused, et miks kokkuvõtet teha, sellele ma vastasin ära. Teise küsimuse vastan ka ära ja 3. samamoodi. Ehk siis kõik need 3 küsimust, mis me siin välja teeme täna, nendele sai vastatud. Nüüd vaatame, kas on mõni küsimus ka chati tulnud. Kadus ära millegipärast. Justkui nagu oli, aga kadus ära. Keegi kustutas selle küsimuse ära. Väga kahju. Järgmine kord me räägime konkreetsemalt sellest, mismoodi ise ma plaani teen, näiteks järgmiseks aastaks. Aga suures plaanis selle informatsiooniga kogumisega ja analüüsimisega ei tasu liiga hulluks minna. Tuleks vaadata lihtsalt suurt pilti. Minu jaoks on üliolulised need samad 4 põhilist seda ja vaadata seda, kas ma olen samasugune inimene, kes ma olin aasta aega tagasi. Ja minu eesmärk on olla mitte samasugune inimene, nagu ma olin aasta aega tagasi. Ja kui ma olen suutnud aasta aega areneda ja tunnen, et progress on toimunud, siis ma võin olla juba rahul. Küsimus on, kui palju ja kui suure progressiga ma saan rahul olla. Ja kokkuvõttes minu hinnangul me kunagi ei suuda dikteerida seda arengu kiirust. Ega me ei saa kunagi täpselt teada piisavalt täpselt, et punktist A punkti B liikumiseks kulub nii palju aega ja nii palju ressursse, sest elu lihtsalt ei toimi niimoodi. Ja sellepärast mina väga üldse ei muretsegi selle peale, sellepärast ma lihtsalt tunnetan, olen kogu nende ümber õiged inimesed, võtan ühe asja korraga, vaatan suuremat pilti, et asjad liiguksid enam-vähem õiges suunas. Kui mingis suunas hakkad asjad minema väga hapuks ja väga vales suunas, siis ma tegelen selle ühe suunaga ja aitan selle tagasi keskmiseks, olgu see siis tervis, olgu see siis mingid suhted. Ja siis liigun jälle edasi, senikaua kui kusagil läheb midagi hapuks. Tegelen sellega, saan aru, mis see juurprobleem ka on, üritan seda edastega ennetada ja siis hoidagi seda suuremat kurssi lihtsalt õiges suunas. Kas eesmärgid tuleks kirja panna? Eesmärke võib kirja panna, see ilmselgelt aitab. Mina näiteks kirjutan väga palju asju üles endale märkmikku, ma kirjutan telefoni, ma kirjutan igale poole ja teine hea asi, mida oma eesmärkide teha, on need välja öelda. Mitte siis kriisata neid võib-olla igal jumala hetkel igale poole, igale inimesele, vaid pigem rääkida neid oma mingis väikses seltskonnas, oma perele, et mina see aasta kavatsen teha sellist asja. Ma kavatsen, ma ei tea, jätta suitsetamise maha, ma kavatsen teha seda ja seda ja seda. Aga mõelge, mida sa ütlete kellelegi, sest et kui te seda kedagi ütlete, siis te panete oma ego nii-öelda laua peale ja kui te kellelegi midagi lubate, siis te panete oma nii-öelda au mängu
ja kui te seda ei tee, siis ilmselgelt inimesed arvavadki teist täpselt sellised, nagu te olete, et kirja võib panna, kui see on see, mis töötab sinu jaoks. aga kuna need ajas nagu hästi palju muutuvad, siis need ei pea kirja panema. ma olen teinud seda igat moodi, ma olen pannud neid kirja, ma olen neid mitte kirja pannud, ehk siis mis minu puhul on olnud üks suur viga, mis ma olen teinud, ma olen teinud alati seda liiga detailselt vanasti. ehk siis ma olen pannud neid eesmärke kirja mingi 10 tükki, siis ma olen pannud sinna veel 5 alamtööd ja lõpuks mul tekib mingisugune 100 to-do asja ja see tegelikult ei toimi. ehk siis niisugune 3 suuremat eesmärki, kuidas me seda umbes teeme, milline see eesmärk on, kuhu me tahame jõuda umbes ka kirja, siis kuidas me seda võimalikult mõõta saaksime, kuidas me saame aru, et me oleme võitnud. teed need umbes 3 tükki ja siis hakkad vaikselt liikuma ja iga kvartal vaatad, nii, kus ma olen. ja selle jaoks loomulikult on hea, kui sa võtad selle näiteks ka kirja. ja siis iga kvartal vaatad uuesti ja uuesti ja uuesti. ja ükskõik mis päeval seda võid alustada. sa ei pea ootama selle jaoks 1. jaanuarit, sa ei pea ootama sellest 31. detsembrit, et teha seda kokkuvõtet. ehk siis tagasiside peab olema konstantne. kokkuvõte on üks osa, kuidas tagasisidestada. ja tore on aasta kokkuvõtteid teha, aga kui me teeme seda 1 korra aastas, siis see on selgelt liiga vähe. kahju, ennem oli üks äge, mingi pikk küsimus oli, aga millegipärast kust ära, julgus sai vist otsa. nii, Kadri, küsi sina midagi veel. 22 minutit. juba tehtud. koos erinevate vahejuhtumitega. Neli küsijat, 4 vaatajat, kellelgi peaks ikka olema midagi küsida, ma arvan. nii. ma juba vastasin eelmisele pikale küsimusele, okei, sellepärast kustutatigi ära. ja nüüd, kui mõtle seda nagu juhi vaates, siis kuidas mina teen endale juhina tagasisidet, kuidas mul juhina läinud on, siis ma võtangi ette sellesama asja, mis me õpetame, ehk siis meil on niisugune juhi otsustamismudel, mis koosneb 10 erinevast aspektist, mida me tahaksime mõõta. me tahame mõõta seda, et kas me, kuidas ma oma ajaga ümber käin, kas ma suudan oma aega planeerida või mitte, mida ma saaksin selle paremini teha. okei, mõtlen välja, ma olen suht rahul praegu, kuidas ma oma ajaga ümber käin, mida ma teen oma ajaga, väga hea. siis kas ma katan ja liigun piisavalt palju, kas ma sean oma meeskonna tähtsamale kohale kui mina ise. nüüd, kui see alati on dihhotoomia, ehk siis kui ma oma meeskonna sean kõige tähtsamale kohale, siis ma pean alati ka mõtlema selle peale, et ega ma ennast täiesti ära ei unusta. ehk siis ma ei saa oma meeskonna katta siis, kui ma oma meeskonda ma ei saa oma meeskonna katta, kui minul on elus täiesti vaene kõik ja ma ei suuda endaga üldse hakkama saada. see on üks asi, mida ma kindlasti mõtlen läbi ja see on igapäevaselt, mida ma teen. siis kas ma teen asju piisavalt lihtsalt, kas ma ajan asju keerulisemaks või mitte, ehk siis sellest ma saan tagasisidestada ennast. kas ma tegelen õigete prioriteetidega ja kui ma prioriteetide jaoks saan, kas ma ka lahendan need ära. tegelikult igapäevaselt ma prioritiseerin ümber, sest mul on väga palju ülesandeid, mis sisse tuleb, väga palju kirju, väga palju inimesi, kes tahab rääkida, suhelda, Facebookid, Instagramid, story'd, kõik, igal pool igasugu asju, ma pean väga tihti prioritiseerima ja seda aitab teha tegelikult minu suurem eesmärk aasta lõpus. ehk siis tegelikult ma tagasisidestan iga päev ka seda. siis ma mõtlen selle peale, kuna meil on meeskond, kas ma saan mingeid asju ära delegeerida endast, kas ma teen ise liiga palju asju, kas ma saaksin anda kellegi edasi asju, eks tegelikult ma kogu aeg tagasisidestan ennast juhina ka läbi selle. ehk nüüd ma ütlesin 5-ni, siis kuidas mu ego on, eks need on tegelikult täpselt samad punktid, mis mul seal tracker'is on. kuidas mu ego toimib, kas ma arvan, et ma olen kõige targem inimene ruumis, kas ma lasen oma egol teha mingeid otsuseid, kuidas ma seda oma kontrolli all hoian, siis kas ma olen emotsionaalne, kas ma käitun liiga emotsionaalselt või mitte, kuidas ma endaga emotsioonidega hakkama saan, siis kas ma kuulan teiste perspektiivi, et kui tihtipeale meil on omavahel koosolekud instruktoritega või siis turundajatega, siis kas ma kuulan, mida nad mulle räägivad või ma mõtlen, et mul on mingi oma idee, mida ma tahan tegelikult ise peale suruda nagu. ja tihtipeale ma tahan teada, mis teised arvavad. siis kas meie ettevõtte missioon, minu isiklik missioon ja visioon, kas need lähevad kokku sellega, mis ma täna teen? jah, lähevad, täpselt lähevad. ma iga päev mõõdan seda ja mõtlen nende aspektide peale.
vabandust. ja lisaks sellele juhi kapital. Kas ma ehitan suhteid igapäevaselt või ma lõhun neid, sest et meil praegu hetkel mitte mingit kriisi ettevõttes ei ole. Suures plaanis mingit personaalset kriisi võib-olla inimestel aeg-ajalt ikka juhtub, sest me oleme inimesed ja me ei oska alati perfektselt suhelda, onju. Siis kas ma ehitan suhteid oma klientidega, oma partneritega, kellega iganes, sest et praegu meil aega on väga palju ja mul pole mitte ühtegi põhjust ühtegi suhet lõhkuda. Kas ma kasvatan oma juhi kapitali? Ja ma arvan, et pigem kasvatan. Ehk siis ma pigem tean, kui ma nüüd võtangi need samad asjad juhina iga päev läbi või iga nädal või aeg-ajalt tuletan endale need meelde. Mul on lihtne, seepärast, et ma räägin neist kogu aeg, mis tähendab seda, et ma pean ennast kogu aeg analüüsima läbi selle sama framework'i, mida me edasi anname. Mis tähendabki seda, et kui ma neid kogu aeg endale tagasisidestan ja teen kokkuvõtteid mentaalselt, siis kokkuvõttes ma tegelikult liigun õiges suunas. Ja samal ajal ma peaksin mõtlema, kas ma tegelen sümptomitega, kas ma tegelen juurprobleemiga, onju. Ja ega ma ei ole kusagil nende asjades kinni. Ja hetkel ma tunnen, et mu meeskond on piisavalt hea, et isegi kui ma kuhugi kinni jään, siis mind tõmmatakse sealt olukorrast lahti ja ma tegelikult saan jälgida seda suuremat pilti, mis on vaja teha, ma saan teha seda, mille jaoks ma selles ettevõttes ka nii-öelda olen ja ma saan meeskonna toetada täpselt niimoodi nagu vaja. Nii. Nüüd siin on tulnud küsimusi. Ehk siis see oli siis see kokkuvõte, mis ma tein, et kuidas ma juhina ennast analüüsiksin nii igapäevaselt, nädala lõikes, kuu lõikes kui ka aasta lõikes. Ehk siis juhi otsustamise mudel ja alati peaks mõtlema siis selle peale. Mitu eesmärki korraga tasuks võtta? Eesmärki ei tasu väga palju võtta, mina isiklikult võtaks 1, 2, 3. Mida suurem on eesmärk, seda rohkem on selle alapunkti tegelikult tavaliselt. Ja mida suurem on eesmärk, seda raskem on sinna ka jõuda. Ja oluline, et sa võtad neid eesmärke täpselt nii palju, kui sa ise suudad. Sest tihtipeale mina olen elus võtnud väga palju neid ette ja olen väga palju ka tänu sellele failinud. Ehk siis mina soovitaksin võtta 1-3. Sest et meie tendentsi on võtta neid 10 tükki, sest ma arvan, et me oleme nii kõvad mehed ja nii ägedad inimesed, et me suudame teha rohkem kui mõni teine. Aga reaalsus on see, et me oleme inimesed kõigest ja me põleme läbi ja me ei suuda. Ja me suudame tegelikult palju vähem ja lõpuks me ei saavata mitte ühtegi neist eesmärkidest. Kui me võtame palju eesmärke, siis meil on vaja palju ressursse. Meil on piiratud ressurss 24 tundi üks inimene. Nüüd, kui me oleme meeskond, nii nagu me oleme Combat Ready'ga, siis me suudame meeskonnaga täita palju rohkem eesmärke ära kui mina üksinda. Mis tähendab seda, et meeskond on ülioluline. Küsimus on, kuidas seda juhid. Igaüks keskendub nendele oma eesmärkidele ja arendab iseennast. Kui kasvan mina, kasvab ka ettevõte. Mulle hullult meeldis, käisime ühe konverentsil just paar päeva tagasi ja seal just oligi selline ütlus, seda just rääkis keegi Elisa kvaliteedijuht, kes ütles, et Elisast toimub asjad niimoodi, et kui kasvavad inimesed, siis kasvab ka ettevõte. Ja mulle tegelikult see mõte väga meeldib. See tähendab seda, et individuaalselt, mida me ka räägime, on see, et kui sa hakkad vastutust võtma, siis meeskond võidab siis, kui kõik indiviidid meeskonnas võidavad. Ja meie usume, et seda kõige parem on teha selliselt ja läheneda asjadele personaalselt ja ühe inimese kaudu. Ja igal ühel saaks olla oma visioon, oma missioon elus. Ja hea oleks, kui see läheks kokku ka ettevõtte omadega, ehk siis ei peaks iga päev ennast ümber lülitama erinevatesse rollidesse. Ehk siis vastuseks 1-mitu, aga mitte üle 3. Ja oluline nende juures on siis, et miks me seda teeme, kuidas me seda teeme ja kuidas me seda mõõdame. Mis ma teen siis, kui motivatsioon ära kaob? Siis tuleb aru saada, miks motivatsioon ära kaob. Motivatsioon võib ära kaotada väga paljudel põhjustel ja sellepärast meie isiklikult Combat Ready's üritamegi mitte toetuda motivatsioonile. Ehk siis motivatsioon on niisugune emotsioon, ehk siis see on seesama asi, nagu ma enne ka ütlesin, et juhi üks aspektist, mida juht peab otsustamise juures tegema, mõtlema, milline on minu emotsionaalne kontroll. Nüüd igal ühel meist on erinevad meetodid, kuidas nii-öelda olla liikumises, aga põhimõtteliselt meil üks põhiväärtusi Combat Ready's on distsiplineeritus. Ja kuidas me seda tagame, on lihtsalt see, et me töötame meeskonnaga, me toetame üksteist. Kui kellelgi on raske, siis me aitame teda. Kui kellelgi on vaja puhkust, siis me märkame üksteise juures seda. Ja me anname seda puhkust päriselt üksteisele. Ja selle jaoks ongi vaja üksteist tunda, üksteist
üksteisele tagasisidet anda, teha neid kokkuvõtteid, et märgata seda, kui kellelgi on raske või kellelgi on parasjagu keeruline aeg. Ja sellest ei piisa ainult, kui me teame, et inimesel on raske täna tööl. Meil oleks vaja teada tegelikult rohkem, kuidas tal läheb ka päriselt kodus, mis on need põhjused, mis on nüüd muutunud versus see olukord, kui ma olin ülimalt motiveeritud. Minu enda puhul, ma olen seda ka varem rääkinud kuskil ilmselt, aga minu enda puhul on see, et minu motivatsioon kaob ära siis, kui ma teen valesid asju. Ja ma tunnen seda. Ja kui ma tunnen, et mul motivatsiooni pole, siis ma vaatan, okei, järelikult see asi on see, mis ma tegin, mulle ei meeldi seda tegelikult teha. Just professionaalselt. Mul ei ole probleeme teha näiteks Comatredis asju, mis on ebameeldivad, aga need on vaja ära teha, sest et ma saan aru, mis on suurem eesmärk. Ja tihtipeale minu arvates motivatsioon kaob ära siis, kui me ei mõtle tea selle peale, mis on suur eesmärk. Ja see suur eesmärk on kas liiga ebareaalne või meil pole õiget gruppi inimesi, kellega koos sinna eesmärgi poole minna. Sest et minul üksinda, ma ütlen kohe ära, ei oleks olnud mitte kunagi motivatsiooni, kui seda sõna võtta, teha seda, mis me teeme praegu Comatrediga. See motivatsioon, see tahe tuli tänu sellele, et ma nägin, ma saan energiat inimestest, kes on emotsioone täis ja tahavad teha sama asju, mis meie. Nemad annavad mulle energiat, mina annan neile energiat ja koos me jõuamegi minna, ehk siis me motiveerime üksteist. Aga motivatsioon läheb ja tuleb, ehk siis kui meil alati keskmiselt keegi on distsiplineeritud meeskonnas, siis me hoiame seda ja me oleme üksteisele eeskujuks ning me saame ka läbi kõige hullemates olukordadest, sest me teame, et just siis me saame tegelikult tugevaks. Võt, nii arvan mina motivatsioonist. Nii et motivatsioon täpselt samamoodi nagu ta tuleb, ta kaob ära ja sellest tegelikult ei ole mitte midagi. Me peame lihtsalt vaatama, kas me üldse teeme õiget asja ja uuesti sadulusse hüppama ja hakkama liikuma lihtsalt. Võt. Nii, pool tundi on täis. Ja ma arvan, et ma olen enam-vähem ära ka rääkinud kõik asjad. Ja ma usun, et mul on aja minna nüüd tegema ühte päris olulist asja, mis läheb kokku ka minu aastaplaaniga ja aasta eesmärkidega, mis on suhted. Ja üks oluline suhe minu elus on suhted mu tütrega. Ja selle jaoks, et seda täna veel paremini teha, siis me läheme vaatame multikat. Ja selle eesmärk on ehitada suhet, kuulata ja teha asju koos. Meetod on multika vaatamine. Teeme seda koos, räägime, mis multikas juhtub, arutame, vaatame seda aktiivselt. Ja mõõtmine, kuidas me seda mõõdame, on see, et me päriselt teeme seda koos. Me vaatasime seda ja multikas saab läbi. Me mõlemad arutasime, me mõlemal on hea meel, sest me tegime midagi koos. Ja lõpuks eesmärk on saavutatud. Ehk siis eesmärk ei ole mitte multikas vaadata, vaid eesmärk oli tegelikult koos midagi teha, et seda suhet arendada. Nii et kokkuvõttes ma soovitaksingi võelda täpselt samamoodi need 4 lahtrit või 5 lahtrit, 5 eesmärki, mis teil iganes on. Ja siis mõelda igapäevaselt kas või ühe peal neist igas olukorras, sest et see olukord, mis mul praegu siin on, see on taktikaline. Aga strateegiline eesmärk on last kasvatada ja et tal oleks hea elu ja et mul oleks temaga hea suhe. Mis tähendab seda, et taktikalisel tasemel mul on väga lihtne mõõta või mõelda selle peale, mismoodi seda teha ja kas see tegevus toetab seda või mitte. Täpselt samamoodi mul on lihtne mõõta, kas see tegevus, mis ma siin praegu teen, toetab meie suuremat eesmärki jagada seda mõtteviisi, mida me teeme. Jah, toetab küll. Järelikult kokkuvõttes võib öelda, et tublid oleme ja teeme õigeid asju. Nii et kõik tänaseks kahjuks. Nii et mul oli hea meel teiega rääkida. Kahju, et algus oli viperusi, aga õpime. Ja järgmine kord oleme juba tugevamad ja kuna meil suund on õige, siis ma usun, et annate selle meile andeks. Võt, head õhtut ja lahingu veel näeme.